Hei ja tere tulemast kuulama, vaatama siis meie märtsikuu episoodi Lahkus loeb podcastis ja mul on enne naistepäeva siin väga hea meel tervitada meil Tartu Toome klubi liiget, naisteklubi liiget Marianne Kusentšot. Ma ütlen su nime alati valesti, on ju? Marianne Kusentšenkot, jah, on jah. see? Jah. Nii et Marianne, tere tulemast sulle siia podcasti. Mul on nii hea meel, et sa minuga liitusid ja võib-olla sa räägid ise natukene siis, millega teie klubi tegeleb ja kui palju teid on ja mis sellised põhilised projektid on, et mina tean Mariannet päris palju, sest me mõlemad oleme Tartust ja mul on nagu suur soov, et ka teie siin, kallid vaatajad YouTube'is ja kuulajad podcastis saaksite Mariannega tuttavaks. Tere kõigile. Jah, meie klubi on naisteklubi ja on esimene naisteklubi Tartus ja me oleme asutatud juba 2001. aastal, nii et me oleme suhteliselt täisealised juba. Ja meie klubi hetkeseisuga on küll üsnagi väike klubi. Meid on ainult 8 liiget ja siit hõikan kohe üleskutse, et kui keegi tunneb jutu põhjal, et ta tahaks ka panustada, ta tahaks meiega liituda, siis me võtame hea meelega vastu kõik toredad inimesed. Et kuna klubi on naisteklubi, siis me mehi kahjuks võtta ei saa. Aga kõik naised, kes tahaksid ja sooviksid, te olete oodatud. Nüüd, mida meie klubi teeb? Meie klubi... Meil on olemas mõned sellised traditsioonilised tegevused ja aeg-ajalt me muudame neid, aeg-ajalt me võtame mõne uue eesmärgi ja teeme sellise väikse ajurünnaku ja sealt tulebki mõni uus mõte, millest areneb uus traditsioon. Et üks meie vanemaid toetatavaid asutusi ja inimesi on Maarja küla. Et Maarja külaga meil on koostöö hästi pikk ja me oleme neid toetanud erinevalt, et 2016-17 oli üks selline suur projekt koos teiste klubidega, kus Maarja külale soetati uus sõiduvahend. Me oleme Maarja külas igal aastal sügisel käinud külas ja meie selline tore tegevus on seal, me aitame nendel talvevarusid ette valmistada ehk tohutus koguses kapsaid, porgandeid, kaalikaid. Me puhastame, riivime, valmistame ette, et neil oleks terveks talveks talvevarud olemas. Me oleme aidanud rajada neil maasikapeenraid. Me kaasame neid igasse tegevusse. Meil on üks väga pikk traditsioon veel Maarjaküla toetamise juures, et me korraldame Maarjaküla elanikele igal aastal aprillis bowlingupäeva, et tähistada Maarjaküla elanike sünnipäevi ja see on üks selline väga fun päev, kus kõik osalevad, kõik võidavad ja kõik saavad aukirjad. Et Maarja küla on jah, meie erilise hoole all ja kuna erivajadustega inimesed ja lapsed on üldse sellised kõige rohkem abi vajavad, siis meil on üks tegevus veel, mida me oleme teinud ka erivajadusega noori silmas pidades, ehk meil on heategevuslik stipendium erivajadusega noore toetamiseks, kes on tegutsenud ja hakkama saanud millegi silmapaistvaga. See võib olla sport, see võib olla muusika, see võib olla käsitöö ja igal aastal kevadel me selle stipendiumi välja kuulutame ja ma loodan, et sel aastal tuleb sinna ka osalejaid. Et see on üks hästi vahva ja tore traditsioon. Ma korra ütlen sega vahele, et me oleme siin Maarja külast rääkinud, need, kes võib-olla ei ole väga kursis, mis Maarja küla on, siis ma ütlen vahele, et Maarja küla tegelikult on siis selline kogukond, kus elavad intellektipuudega täiskasvanud, kellel on siis nagu päris elu, seal on siis oma kodud nii-öelda seal ja siis neid siis on võimalik siis nüüd Lionsi on ka paljude teiste heategevusorganisatsioonidega pannud õlad alla, on ju. Et siin võib-olla on meil ka kuulajaid, kes lihtsalt mõtlevad, et mida Lionid teevad, siis ma lihtsalt korra ütlen selle vahele, sest hästi. Sorry, et segasin. Lapsed, erivajadused on nõrk koht enamasti ja nende toetamine ja nende abistamine on minu meelest elementaarne ja mida me veel teeme, kes on nagu meie erilise hoole all olnud, eriti viimastel aastatel, on vähihaiged lapsed. Et see on teema, mis kuidagi puudutab väga ja see on teema, mis
ei pea olema sinu isiklikus lähiringis olemas, aga kui sa mõtled sellele ja sa tunned, et su süda tahaks midagi teha, et natukenegi kergendada laste elu, siis see on see koht, kus saab igaüks panustada, et me oleme teinud nii oma klubiga kui ka teiste klubidega koos Vapruse helmestega neid väikseid toredaid Vapruse helmeid. Me oleme oma projektide raha kogumise eesmärgiks seadnud Vähihaigete Lastevanemate Liidu ja üks meie projekte, mida me teeme, on meie üks uusi traditsioone ehk sel aastal meil on plaanis ta juba 4. korda ja see on perepäev Tartus koostöös ERMiga ja see toimub Raadimõisa pargis igal aastal septembris, pühapäeval kindlasti. Ma igaks juhuks ei hõika veel selle aasta kuupäeva välja, sest see pole veel kokku lepitud, aga niipea kui see kindlaks saab, nii me kuulutame sellega välja. Ja see on üks selline väga äge üritus, mis kasvas välja ühest klubi koosolekust, kus hakkas mõttepall põrkama mõne inimese vahel ja sealt see sellisel kujul välja tuli. Ehk selle perepäeva üks eesmärke on kindlasti vähihaigete laste toetamine, väga vinge päeva pakkumine lastele ja peredele, aga teine eesmärk on ka ühendada Lions klubisid ja tuua välja koos erinevad klubid, kes aitavad seda korraldada, kes pakuvad tegevusi ja tutvustada laiemalt ka seda Lions liikumise põhimõtteid ja eesmärke. Ja ma arvan, et see on üks väga äge üritus. Vähemalt siiamaani on pered väga rahule jäänud, ka teised Lions klubid on väga rahule jäänud. Mida me seal teeme? Me teeme erinevaid tegevusi, meil on mängud, meil on mõttemängud, meil on füüsilised mängud, meil on hästi palju külalisi, meil on motoklubid, meil on politsei, meil on kiirabi, meil on kaitsevägi väljas olnud, meil on näomaalingud, erinevad käsitöötegevused. Meil on nii palju ägedaid inimesi koos, et juba üks päev või üks kord sellel üritusel osalemist mulle tundub, et on pannud kõigi silmad särama. Et meil on erinevad Lions klubid, Tähtvere Lions klubi kindlasti, Tartu Tamme, Tartu klubi, meesteklubidest Põlva Gloria on meil alati kaasas olnud. Viimasel aastal olid meil ka Leo klubid väljas, mille üle me ka eriti rõõmsad, sest nii ägedaid noori Lionseid nagu on Leo klubides uskumatult lahe. Et see on kindlasti see koht, kus kui kellelgi hakkab kõlksuma mõte, et ma tahaks ka panustada, aga ma ei kuulu ühtegi klubisse, siis see ei ole takistuseks. Võtke aga ühendust ja arutame, kuidas te saate panustada. Ei pea olema alati suur raha, millega te panustate, et teie tarkus, teie tegevused, teie oskused, need on ka väga palju kasu toonud kõigile nendele tegevustele ja loomulikult on väike raha, mida me seal kogume ja selle rahaga me toetamegi siis Vähihaigete Lastevanemate Liitu. Ja see raha tegelikult, minu meelest oli, kas sel aastal, mitu eurot see pilet oli, et üks laps tuli osalema? Pilet oli odav, pilet oli 2 eurot. 2 eurot, et tegelikult see 2 eurot nüüd tõesti nagu ei ole raske leida lapse kohta, sest selle eest ta saab ju ka sponsoritelt, oli ta ju sponsorid taga, on ju, kes andsid auhindu ja tõesti selles mõttes, et ilmselt see ikkagi on augusti viimane nädal või septembri algus. See on septembri algus, et me enne kooli teda ei tee, kuna kooli algus on selline keeruline teema lastele, et me teeme just siis, kui see 1. september on läbi saanud, et sellist mõnu pakkuda ja lastel muidugi on tore, sellepärast, et iga laps saab auhinna. Vahet ei ole, kas sa suudad ülesandeid lahendada, kas sa läbid kõik punktid. Iga laps saab auhinna, pluss on meil lõpuks ka selline väike loosimine kõigi piletite vahel, kus siis rohked sponsorid on oma toredaid asju välja pannud ja see on olnud väga-väga selline südant soojendav üritus. Ja mis on sellel üritusel veel väga vahva on see, et meil on alati keegi, kes esineb. Meil on olnud lasteansamblid, meil on olnud rahvapilliansamblid ja kõik nad kaasavad lapsi tantsima, laulma, mis paneb ka emmedel issidel silmad särama ja mis on väga kihvt tegevus olnud alati. Nii et kui ka ei tule ise panustama, siis osalema võib alati tulla ja kogu pere on oodatud, vanaemad, vanaisad ka. Ja, et ma olen seal ka üks aasta aidanud seda kohvikut teha ja ma ütlen ka, et see lihapirukad ja igasugused, ma ei tea, minipankoogid on koha peal müügiks, et see tulu läheb ka kõik ja minimelts.
ja et on tõesti erinevad nii-öelda kaubamärgid väljas, kes siis oma ise tehtud pirukad ja koogid ja et see tore perepäev, aga ma ütlen ka vahel seda, et kui keegi kuulab siin ja ta tõesti on, et ta on ise esineja mingis toredas ansamblis või tantsugrupis ja tahaks niimoodi panustada üritusele, siis tegelikult on ju oodatud alati ka esinejad, et võib täiesti võtta ju Marianne sinuga ühendust, et kus kaudu ja saab infot teie kohta, kas teil on Facebooki leht või? meil on Facebooki leht ja meil on veebileht ja kontaktid on sealt leitavad, nii et võib helistada, võib kirjutada, igasugune panustamine on täiesti teretulnud, nii et ja perepäev pole ainuke, kus me ootame, et noh, meil on üks selline tore üritus veel, mis nüüd on olnud ka 2 aastat järjest ja loodame, et me sel aastal lähme samamoodi välja, on ERMi jõululaat, kus me läheme välja heategevuslike pirukatega ja kogu tulu pirukate müügist läheb jälle vähihaigetele lastele. On selline tore üritus nagu Vapruse kastid, kuhu me siis ostame erinevaid arendavaid mänguasju, kus siis laps, kes on läbinud mingisuguse väga piinava valuliku protseduuri, ta saab minna sinna kasti juurde ja valida omale midagi, mis aitaks tal seda unustada, aitaks tal üle olla sellest raskest asjast ja me oleme väga tänulikud, et ERM on võtnud meid selle asjaga oma tiiva alla, et ta pakub meile pinda, et me oleme õigustanud seda nende silmis ja iga väike mänguasi on ka tore asi, et ma tean, et vaprusekastid korjavad ka niisama asju, aga selline suuremas koguses esemete panustamine, et selle viimase aasta mänguasjad olid meil kõik väga arendavad, et olid Brain Gamesi mänguasjad, mis on siis arendavad mõttetegevust ja annavad sellist tunnet, et ma saan hakkama, ma oskan. Mul on mingisugune sisupäevadel, kui ma pean olema võib-olla seal üksinda valatis ja ma ei saa ega tohi kohtuda kellegi teisega, et sellised pisiasjad on need, mis tekitavad endas selle toreda tunde, et jaa, ma saan ja ma tulen välja sellest. ja maikuu teine pühapäev me oleme teiega koos käinud ka mitu aastat siin Tähtvere klubiga ka kevadlaadal praegu. Ja see on ka väga fun tegevus, et mulle väga meeldib see, et meil on selline hästi-hästi mõnus ja sõbralik koostöö tekkinud, et me tuleme teie üritustele, me aitame, te tulete meie üritustele, te aitate, et me paneme oma pead ja seljad kokku ja me kõik panustame, et me oleme ka sel aastal tulemas Tartu kevadlaadale koos teiega väljas ja kuigi see ei ole nii-öelda vähihaigete laste jaoks, see on pimedate juhtkoertega tegelejate jaoks, aga oluline on see, et need inimesed on abivajajad ja me panustame koos, et see tekitab endas sellise hea tunde. Ja just, ja see aasta me oleme ka kevadlaadal selle loteriiga, nii et kes mööda lähevad, siis tulge keerutage loosiratast siin Tartu Raekoja platsile üks päev enne emadepäeva siis jah. Tegelikult ei ole ühest väga ägedast asjast sa rääkinud, mida mina olen ka toetanud ja ostnud teie advendikalendreid. Just selleks. Sellest projektist ka, et see on ka, ma arvan, nii paljud siin on näinud teid müümas kas Viljandi teatripäeval või kuskil neid kalendreid, et räägi sellest ka natuke. Ja advendikalendrid on heategevuslikud ja see projekt on, ma ei julge nüüd öelda aastat, millal see alguse sai, aga see on olnud ka väga-väga kaua. Ja kalendrite projekt on selline tore projekt, et me otsime sponsoreid, kes panevad välja auhinnad. Ja me püüame teha nii, et iga kalender võidaks. Meil võib-olla iga aasta ei ole õnnestunud küll tõesti, et eranditult kõik võidavad, aga suurem osa kalendreid võidab ja meil on nii ägedaid annetajaid. Meil on olnud raamatuid, meil on olnud küünlaid, meil on olnud mullakoormaid, meil on olnud kinkepileteid näiteks spordiklubidesse, meil on olnud põlled. No ma ei oska öelda, need on nii palju erinevaid asju ja me oleme õudselt tänulikud kõigile sponsoritele, kes saavad aru, milleks me seda teeme ja kes lahkelt annavad, kas nad on siis ise teevad neid asju või on neil olemas mingisugused väga vahvad asjad, mis võiks kellelegi rõõmu pakkuda ja kalendrit ei ole selles mõttes mingisugused väga unikaalsed šokolaadid, et me püüame hoida selle kalendri omahinna suhteliselt madalal, et kulud oleks väga väiksed, aga see-eest auhinnad on väga-väga vinged. Ja me tõesti, me müüme neid, igal aastal me hakkame selle müügiga tegelema kusagil novembrist.
et kui kedagi see teema nüüd kõnetab, kes on väljaspool Lions-süsteemi, siis samamoodi võtke ühendust, küsige, kas kalendrid on juba olemas, kuidas ma saan. Ja kalendri hind oli, kas oli ka 5 eurot kalender, eks? 5 eurot ja me ei tõsta seda hinda ka kõrgemale, et hoida seda taskukohasena, aga see samas nii mõnigi auhind on kordi suurem, et aga oluline on see rõõm. Absoluutselt ettevõtjad, töökollektiivid, tahate teha heategu. Kuhu see raha läheb, see kalendritulu? Kalendriraha on meil läinud nüüd ka sinna Maarjaküla bowlingu projekti. Et see on see koht, kus me suuname siis bowlingusse selle, sest see on nii vana traditsioon ja see on nii armas traditsioon ja see, kuidas nad ootavad seda, me lihtsalt peame seda tegema. Ja, nii et ka, et kui keegi siin tahab oma töökollektiivile tellida, võib juba ette kirjutada, et jah, et olen nõus panustama nii palju ja tõesti see on hea tegevus ja samas on teil ka väga ilusad kingitused ja üllatused olemas, nii et tegelikult siin on väga-väga tubli töö ära tehtud. Aga läheme natuke, Marianne, sinu juurde, sellepärast, et kuidas sina üldse jõudsid, kuidas sa üldse jõudsid siia, et sa oled praegu Lion ja erinevaid rolle teinud oma klubis ja selline väga aktiivne inimene, et natuke ava seda poolt ka, on sul mingi lugu rääkida? No ma ei tea, kas see nüüd lugu on, et tegelikult see oli üks selline juhus, mulle tundub, et mind kutsuti. Ma ütlesin, et ma olen kuulnud, et on olemas selline asi nagu Lions liikumine, aga ma ei ole sellesse väga süvenenud ja ma ei ole sellele kunagi mõelnud, sellepärast et ma natukene juba olen saba ja sarvipidi heategevuses sees ja toimetan muude asjadega. Ja ma mõtlesin, et aga ma ikkagi vaatan, et äkki on vahva ja äkki mul ikkagi jääb aega ja äkki ma ikkagi oskan midagi teha ja ma käisin tutvumas, mind kutsus üks minu meelest oli ta tol ajal, oligi vist klubi president ja ta kutsus mind, et mulle tundub, et sina võiks sobida ja tule vaatame, tule klubi koosolekule, tule tutvu meiega, meie tutvume sinuga, et võiks nii olla ja nii ta läks. Käisin ja tutvusin ja siis ma mõtlesin, et okei, et nad nii ägedad tegevused ja et miks ma ikka saan ikka, et mingi aja ma ikka leian, et kuna klubides ei ole ju ka see, et sa pead 100% kõiges osalema, vaid sa saad ikkagi oma elu ka elada ja oma tööasju ajada, aga et sa panustad täpselt nii palju, kui sa saad ja natukene rohkem. Ja nii ta läks, et ma ütlesin jah. Ja kuidagi see ratas on nagu väga kiiresti keerlema läinud, et ma ei oodanud ega eeldanud, et see liikumine tuleb sedapidi, et mingil hetkel tuli selline olukord, et minust sai teine asepresident ja siis ma liikusin esimeseks ja sel aastal olen ma nüüd siis presidendi rollis, et mulle endale tundub, et see on ühtepidi üks suur juhus. Aga kui sa selles rollis oled, siis sa oled ja siis sa teed neid asju nii hästi, kui sa oskad ja panustad oma oskuste ja energiaga ja nii ta läheb. Väga tore. Minul on ka praegu, eks ole, siin Tähtpäeva klubis presidendi aasta. Mis on sinu presidendi aastal praegu selline kõige meeldejääv sündmus olnud või mis on sind väga liigutanud, äkki mingi lugu jälle või midagi, mille üle sa mõtled praegu tagantjärele, et see oli küll äge asi? Mulle on väga meeldinud, et erinevad väljasõidud, et üks väga äge koht ja tegevus, kui me käisime kõik Lions klubid Vormsi saarel, et see kuidagi jättis minusse sellise väga sooja tunde ja järjekordselt sellise tunde, et ma olen õiges kohas ja minu panus loeb. Aga muidugi meie klubi üritustest minu isiklik vaieldamatu lemmik on see perepäev, et kuna see eelmise aasta perepäev langes kokku ka vanavanemate päevaga ja meil oli väga palju selliseid üksikuid vanavanemaid seal kontserti kuulamas, siis see, kuidas me saime teha ka neile pisikesed kingitused ja see soe ja särav tunne, mis seal silmis oli, et see andis nagu sellele perepäevale veel eraldi sellise tunde, et see oli nagu 2 kärbest 1 hoobiga. Ja see tunne oli hästi mõnus, et sa saad olla vajalik. Jah, me kõik oleme tegelikult igapäevaselt kusagil kellegi jaoks vajalikud, aga et sa saad selle tunde, et see, mida sa teed, see loeb. Sinu lahkus loeb.
et Lionsite logo või slogan ongi ju lahkus loeb, et päriselt kaasatunne sinu sisse tekib mingil hetkel nendel üritustel. Ja vaat see on minu jaoks nagu see kõige-kõigem, et võib-olla sellist nagu väga ühte üksikut vau-faktorit väga ei ole, aga kogu see süsteem on uskumatult äge. ja siin ei ole vist vaja küsida, et mis sind motivatsiooni, kuidas sa hoiad, sellepärast et see paistab sinust välja, et see motivatsioon on sul lihtsalt see sisemine nii-öelda drive on sul igapäevaselt olemas, jah? No tundub, et vist midagi on, aga ma arvan, et mind käivitab ka see tagasiside või see, noh, isegi mitte sõnaline tagasiside, aga see näoilme ja need pilgud, mis mingitel üritustel, mingites situatsioonides tulevad, et ma olen aru saanud, et see on see, mis annab mulle seda power'it juurde või seda tahtmist, et jaa, ma teen õiget asja ja need inimesed on seda väärt ja nad vajavad seda ja minu panus loeb, et ma arvan, et see on see, mis mind käivitab. Nii, aga ma tänan sind väga siia podcasti külaliseks tulema ja ma loomulikult innustan kõike, tulge jälgige siis Tartu Toomeklubi tegemisi. Facebookis nagu ju olete, ma saan aru, üsna aktiivsed, on ju, käpajälgi teete, on ju. Ja ikka teeme. Nii et ja kui keegi siin kuuleb ja tõesti mõtleb, et tahaks tulla naisteklubisse, siis ma arvan, et täna me avasime päris palju teie tegemisi ja minu meelest on teil ka väga erinevatelt elualadelt inimesi on ju kohal. Ja inimene ei ole oluline, et on üks kindel eriala, ei pea olema väga varakas inimene. Inimesel peab olema hea süda, vahet ei ole, oled sa kirjanik, kunstnik, müüja, ma ei tea, kes iganes. Et iga eriala inimene annab oma teadmise ja oma kogemuse, mis tegelikult ongi tore, sest meil on laiem maailmapilt ja ma väga tänan sind kutsumast. Et ma tean, et ma olen tükk aega edasi lükanud seda, sest ma nagu ei teadnud, mida ma ütlema pean või mis see on, mis mul üldse öelda on, aga võib-olla mõned laused ikka tulid. Ja ma arvan, et see sõnum oli siin väga läbiv selles, et heategevus teeb ka endale rõõmsat meelt ja annab seda laiemat pilti, et väike asi, mis meil on, kellelegi käsi ulatada ja ülespoole tõsta, siis see ongi tegelikult see, mida me siin päevad läbi teeme, on ju. Ja need väiksed käpajäljed. Ehk see lõvikäpa jälg on ju nüüd suhteliselt uus asi, aga kui kujutada ette, et iga tegu annab pisikese käpajälje ja suuremad üritused annavad terve lõvikarja käpajäljed, siis see on ju nii äge. Ja selle aasta slogan on meil ka, et muusika nagu meid seob, eks. Ja see on ka, et alati seal perepäeval on muusikat ja tantsu ja rõõmu ja tralli, nii et tegelikult kaasata väikseid lapsi, suuremaid inimesi, on olnud nii rahvatantsijaid, eks. Et kõike seda see Eesti Rahva Muuseumi õue peal raadil kogeda, see on tegelikult ja ilm on alati jumalast fantastiline olnud, kas sa ei arva? Et vanajumal on ka meie poolt, et selles mõttes ka, et kui saate, siis tulge Tartus ise osalema, võite ka oma klubiga välja tulla, on ju, oma punktid. Me väga tahaks, et Lõuna-Eesti klubisid ühineks veel ja tuleks ja panustaks, mis iganes neil see võimalus on. Peame nõu ja tulge. Ja mitte ka mujalt, et Põhja-Eesti klubid, et tehke endale väike ERMi külastus ja väike heategu ka paar tundi hommikutundidel selle perepäevana ja jälle üks asi tehtud, on ju. Ja tunne on hea. Ja tunne on hea. Olgu, Marianne, väga, ma arvan, et see oli väga inspireeriv ja just siin naistepäeva eel, kui palju saavad tegelikult seltskond naisi, klubi naised panna erinevaid üritusi, erinevaid ideid järjekindlalt suutlikult neid ellu viia, koostöös seda teha. See on olnud imekspandav kõrvalt vaadata. Aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh kutsumast.